Meile väidetakse, et Eesti vajab võõrtööjõudu, sest meil ei jätku töökäsi. See ei vasta tõele. Eestis pole mitte kunagi olnud nii palju inimesi tööturul kui täna. Ja seda vaatamata isegi enam kui 100 000 inimese lahkumisele paremat palka saama. Probleem on mujal. Meil ei jätku odavat tööjõudu, sest paljude ettevõtete ärimudel püsibki vaid madalatel palkadel. Neil on ükskõik, kas tööd teeb Eesti inimene või sisserännanu. Peaasi, et võimalikult odavalt. Seega pole tööjõukriis mitte töötajate puudus, vaid odavate töötajate puudus, mille lahenduseks nõutakse võõrtööjõu üha suuremat sissetoomist. Seda toetavad nii parem- kui vasakliberaalid, kes kasutavad olukorda enda eesmärkide elluviimise vahendina. Selleks, et hävitada rahvusriigid, meie rahvusidentiteet ja luua multikultuurne Euroopa Föderatsioon. Ainuüksi 2018. aasta jooksul toodi Eestisse peamiselt Ukrainast ja Venemaalt ligi 30 000 umbkeelset võõr-, rendi- ja illegaalset töötajat. See on juba sama palju kui Nõukogude okupatsiooni ajal. Meie tööjõu probleemid ei lahenda mitte võõrtööjõud, vaid majanduse ümberkujundamine ja palkade muutmine konkurentsivõimeliseks. Lahendus on ettevõtete digi- ja automatiseerimises, robotiseerimises ja innovatsioonis ja loomulikult ettevõtluse vajadusi arvestavas haridussüsteemis. Ainult nii saab meie majandus areneda ja ainult nii on meil võimalik saada rikkaks. Odav võõrtööjõud põlistab odava töö ja madalad palgad ning paneb Eesti inimesed igaveseks vaesuse lõksu. EKRE teeb kõik, et meie majandus areneks, et meie inimesed saaksid oma töö eest väärilist tasu ja meie kaasmaalastel oleks põhjust tulla tagasi koju. Eesti eest!